Krooniline neeruhaigus on vaikselt ja algstaadiumis oluliste kaebusteta kulgev haigus. Inimesel on tavaliselt 2 oakujulist neeru, mis paiknevad seljal mõlemal pool roiete all ja on umbes täiskasvanud mehe rusika suurused. Et mõistaksite, mis toimub neerudes kroonilise neeruhaiguse korral, selgitan teile pisut neerude ülesannet ja kasutan selleks kohvifiltri näidet. Kui te valmistate filtrikohvi, siis filter hoiab kohvipuru filtri sees, kuid laseb vedelikul sellest läbi imbuda. Neerud toimivad sarnaselt. Nad hoiavad vajalikud ained organismis, kuid eemaldavad mittevajalikud ained. Selliselt filtreerivad nad välja jääkained, mis on tekkinud organismis toitumise, joomise, ravimite tarvitamise või normaalse lihaste tööga tekkinud lagunemisprotsesside tagajärjel. Kroonilise neeruhaiguse korral see funktsioon väheneb ja neerud ei suuda enam piisavalt verd puhastada. Kroonilisel neeruhaigusel võib olla mitmeid põhjusi. Põhimõtteliselt võib see tekkida igal inimesel, kuid on selgeks tehtud osad tegurid, mille puhul risk haiguse tekkeks on suurem. Näiteks on nendeks suhkurtõbi ja kõrgvererõhktõbi, kui teil on vanust üle 50 eluaasta, kui teie lähedastel on esinenud neeruhaigust või olete tarvitanud pikaaegselt neerusid kahjustavaid ravimeid, kuid ka ülekaal ja suitsetamine. Krooniline neeruhaigus võib pikalt, isegi aastakümneid kulgeda varjatult, kuid neerufunktsioon samal ajal pidevalt väheneb. Kui neerukahjustus on süvenenud, võivad tekkida mitmed sümptomid, nagu isutus, hingeldus, uneprobleemid, väsimus, jõuetus, nahk hakkab sügelema, muutub kuivaks. Samuti võivad tekkida tursed jalgadel ja silmade ümbruses, eriti hommikuti. Kaugele ananenud neeruhaigus põhjustab mitmeid tüsistusi, mistõttu on väga oluline selle haiguse varajane avastamine ja diagnoosimine. Haiguse diagnoosimiseks saab kasutada 2 lihtsat analüüsi, mida saab teile määrata teie perearst. Esiteks vereanalüüs, millest määratakse kreatiniini tase vereplasmas ja glomerulaarfiltratsiooni kiirus ehk EGFR. EGFR-i väärtus näitab, kui palju on teie neerufunktsioon säilinud ja see on ka aluseks sellele, millega arst määrab teie haiguse raskusastme. Teiseks on uriinianalüüs. Uriinist määratakse albumiini tase ning samuti albumiini ja kreatiniini suhe uriinis. Albumiin on valk, mida normaalselt on uriinis minimaalselt. Lisaks võib arst teile määrata loomulikult lisauuringuid või kordusanalüüse, kuid põhimõtteliselt saab nende nimetatud analüüside põhjal haigused diagnoosida. Kui teil on diagnoositud krooniline neeruhaigus, sõltub selle ravi paljuski haiguse raskusastmest, teil esinevatest muudest kaasuvatest haigustest või terviseprobleemidest. Arst võib vajadusel määrata teile ravimeid, mida peate võtma kindlasti sellises annuses ja sellise skeemi alusel, nagu arst on teile määranud. Tahaksin teile ka meelde tuletada, et võtta võite vaid neid ravimeid, vitamiine ja toidulisandeid, mida arst on määranud või soovitanud. Osad ravimid on nimelt neerusid kahjustava toimega. Ja juhul, kui käite teiste eriarstide juures, peaksite kindlasti neile mainima, et teil on krooniline neeruhaigus ja ka oma raviarsti teavitama, kui teile on määratud muid ravimeid. Kroonilise neeruhaiguse puhul võib olla vajalik teha muudatusi oma toitumises ja eluviisides. Palju küsitakse toitumise kohta. Kroonilise neeruhaiguse korral ei ole olemas kindlat dieeti. Vajalik on süüa mitmekülgselt, tervislikult, pigem sagedasemaid väikseid eineid 4-5 korda päevas, kindlasti mitte nälgida. Ülekaal on neerudele koormav ja seda peaks püüdma koostöös arstiga kindlasti alandada. Samas ka alakaal ei ole hea, sest siis ei saa organism kätte piisavalt toitaineid. Kergema neerukahjustuse puhul saate toitumise aluseks võtta toidupüramiidi. Raskema neerukahjustuse puhul arutage oma toitumine läbi kindlasti arstiga, sellepärast et sel juhul hakkavad juba jääkained kogunema organismi ja võib-olla tuleb mõningate toiduainete kasutamist piirata.
mõned nõuanded, mida saate kodus oma toitumise tervislikumaks muutmiseks teha. Esiteks, piirake soola tarvitamist. Valmistage toit värsketest toorainetest, ärge ostke valmistoitu. Toidu maitsestamiseks kasutage soola asemel ürte, maitsetaimi, maitseäädikaid, sidrunimahla. Ärge lisage toidule soola söömise ajal. Kui käite poes, lugege toodete etikette, et valida vähesema soolasisaldusega tooted. Teiseks, valkude tarbimine. Valgud on vajalikud inimesele kudede ja lihaste normaalseks toimimiseks, samuti põletikega võitlemiseks. Liigne või liiga vähene valkude tarbimine mõjub neerudele koormavalt, samas aitab mõõdukas valkude tarbimine teie säilinud neerufunktsiooni kaitsta. Arst aitab teil määrata, kui palju te peaksite valkusid päeva jooksul tarbima ja siis saate teha endale meelepärased valikud. Kui te peate mingil põhjusel valkude tarbimist piirama, siis väheneb teil ka oluline kalorite allikas, mistõttu te peaksite kalorid saama näiteks rohkem süsivesikutest või kasutama enam taimseid rasvu. Kui teil on neerukahjustus süvenenud, on mitmed mineraalained, näiteks fosfor, kaalium, kaltsium, mida arst võib teie vereanalüüsis uurida ja soovitada teile neid sisaldavate toiduainete piiramist või ka vajadusel lisada ravimeid. Kui te suitsetate, siis peate teadma, et suitsetamisel on oluline neerufunktsiooni kahjustav toime, sest suitsetamine ahendab veresooni. Alkoholi tarvitamine ei ole kroonilise neeruhaiguse puhul täielikult vastunäidustatud, kuid kindlasti tuleb seda teha vaid mõõdukalt. Üks oluline asi, mida te saate enda jaoks teha, on füüsiline aktiivsuse liigutamine. See aitab teil lõdvestuda, stressi maandada, annab rohkem energiat ja parandab teie und. Kindlasti ei ole vajalik tugev ja igapäevane raske treening, pigem võite alustada väikestest koormustest, piisab täiesti 10–15 minutit päevas. Kuid see peaks olema järjepidev. Sobivad hästi kõndimine, kepikõnd, ujumine, kuid ka näiteks jooga. Igasugused tegevused, mis aitavad teil ennast hästi tunda ja samas füüsiliselt aktiivne olla. Kui teil tekivad aga treenimise ajal kaebused või olete peale treeningut väga väsinud, siis sellest peaksite kindlasti oma arsti või õega rääkima. Kindlasti ei ole kroonilise neeruhaigusega kohanemine kerge. See võib tekitada hirmu, ebamugavust, pahameelt. Stress võib tekkida erinevatel põhjustel. Hirm haigusega kohanemise ees. Hirmed tuleb muuta liiga palju oma eluviise, liiga palju infot. Need on üsna tavapärased tunded, mis tekivad enamikel inimestel, kellel on haigus diagnoositud. Kindlasti proovige mitte jääda oma murega üksi, vaid rääkige nendest arstiga või oma mõne lähedase sõbraga. Hoolitsege enda eest, võtke enda jaoks aega, tegelege edasi endale meelepäraste tegevuste ja hobidega. Krooniline neeruhaigus ei tähenda kindlasti kohe töövõime kaotust, kuni selle hetkeni, kui haigus hakkab otseselt mõjutama igapäevaelu ja tööga toimetulekut. Kui tunnete, et teil on vaja tööl teha ümberkorraldusi või muuta töötingimusi, arutage seda kindlasti arstiga. Kui teil on probleeme ja küsimusi, siis ärge jätke neid enda teada, vaid kindlasti tuleb neid rääkida arstile või õele, siis leiate koos lahenduse. Kindlasti on info saamisel abi kirjalikust materjalist, kus saate te põhjalikumalt lugeda kõigest sellest, mida me täna rääkisime ja ka rohkemast. Sellest, kuidas haigust diagnoositakse, milliseid ravimeid kasutatakse ja mitmeid eluviisi nõuandeid.